Täna siis oli juba 11. päev üksinda koodis ürituselt ja tänane ülesanne oli päris huvitav, selline natukene teistsugune. Ehk siis meil on nimekiri erinevatest toodetest ja kõik need tooted on vaja nii-öelda ära pakkida kahekaupa. Ja siis kui tooted on samasugused, siis me pakime nad koos teineteisega, ehk siis limonaad traditsiooniline ja limonaad traditsiooniline lähevad kokku ühte pakki. Ja samamoodi nagu Aura ploominektar läheb Aura ploominektariga ühte pakki. Ja siis kõik need asjad, mis siit üle jäävad, on siis need 3 ja siis see kõige viimane. Ehk siis kuna neid ei ole võimalik kellega paari panna, mis oleks täpselt sama nendega, siis nendest peab tegema segapakid. Ja kuna siin 4 asja jääb üle, siis ongi, et need lähevad omavahel paari ja siis need lähevad omavahel paari ja siis kokku on 2 paari nendest, 2 pakki siis, mis on nii-öelda segapakid. Ja me peame väljastama täisarvu, et milline on minimaalne segapakkide arv, et kõik pudelid saaks, ehk siis need tooted saaks jagada paaridesse. Selle lahenduse ma tegin, see on nagu väga lühike kuidagi. See on väga optimeerimata, ehk siis see on väga ressursikulukas, võib öelda niimoodi. Et kui ma praegu jooksutan selle testiga, siis ta jookseb nagu koheselt, aga kui ma panen näiteks inputi peale, siis siin peab hästi kaua ootama ja ma arvan, et ma ootasin seda lahendust, et ta seda kalkuleeriks mingisugune minut aega, sest ma olin nii kindel endas, et jah, ta kunagi selle kalkuleerib ära, sest siin on peaaegu 20 000 erinevat rida. Ja huvitav on see, et minu lahendus põhimõtteliselt on see, et nagu ma loen lihtsalt need read sisse siit failist ja siis see algoritm töötab niimoodi, et me vaatame kõige esimest asja, ehk siis me lähme for tsükliga nendest kõigist ridadest läbi ja me teeme teise for tsükli, kus me lähme uuesti kõigist nendest ridadest läbi ja siis me vaatame, et juhul kui need indeksid, mille peal me oleme, on erinevad, ehk siis kui me siit seda ei kontrolli, mis siis juhtuks, oleks see, et me jõuame siit selle esimese peale ja siis teises tsüklis me jõuame ka selle kõige esimese peale ja siis me vaatame, et nad on samad ja siis me eemaldame need ära. Aga minu idee on, et kui nad ei ole samad, nad on erinevatel indeksitel, aga nende sõnede väärtused on samad, siis me paneme mõlemad elemendid siin ridade listis, paneme lihtsalt tühjadeks sõnedeks. Ja siis me lähme niimoodi kõigist läbi ja siis lõppkokkuvõttes, kui ma jooksutan seda, siis siin saab välja printida, et peale neid 2 for loopi on need kõik read ja siis me näeme, et need 3 esimest on tühjaks tehtud, nii et need 2 lähevad paari ja siis see ploominektarid lähevad paari, siit on see ploominektar ka tühjaks tehtud. Ja siis me saame lihtsalt kokku lugeda, et mitu elementi me ära eemaldasime, ehk siis listidega saab seda Pythonis väga hästi teha, et lines.count ja siis me loeme kokku, palju on tühjasid stringe ja siis me võtame terve kogu ridade arv miinus, kui palju me neid ära eemaldasime, mis on siis see number lõpuks, et kui palju on neid ülejäänud pakke, mida ei saanud omavahel paari panna. Ja siis me prindime välja selle numbri, mis on jagatud 2-ga, kuna 2 kaupa me paneme nad paari. Ja see oligi kogu lahendus. Mul läks üllatavalt kaua selle peale, tegelikult mingisugune 10 minutit või üle 10 minuti isegi, kuigi iseenesest on päris lihtne asi. Aga jah, tänud vaatamast siis.